Tere! Olen Raido Puust ja selles videos räägime põgusalt IDS olemusest. IDS-i näol on tegemist lühendiga sõnadest Information Delivery Specification, mis on Building-Smart standard selleks, et tagada ühetaolised, masinloetavad ning kontrollitavad infosisu nõuded. See võimaldab IFC mudelite automaatset vastavuskontrolli, mis suurendab nende kvaliteeti ja andmete täpsust. IDS aitab kaasa ka andmete tõhusale edastamisele, määrates neile seatud ootused ja pakkudes selgeid juhiseid, mis informatsiooni tuleb vahetada. IDS-i kasutaja saab määrata, kuidas objekte, klassifikatsioone, materjale, omadusi ja isegi väärtusi IFC mudelis edastada. Kasutame taas vabavaralist Bonsai-BIM tarkvara, et IDS-i luua ja kasutada seda ka infosisu kontrollimisel. Alustame! Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videos me keskendume ennekõike IDS-i olemusele ja seda Bonsai-BIM tarkvara näitel. IDS on lühend Building-Smart standardist Information Delivery Specification ja see võimaldab määratleda nõuded masinloetaval kujul. See võimaldab IFC mudelite automaatset vastavuskontrolli, mis suurendab kvaliteedikontrolli ja andmete täpsust. See IDS aitab kaasa ka andmete tõhusale edastamisele, määrates ootused ja pakkudes selgeid juhiseid selle kohta, mida tuleb vahetada. IDS-i kasutaja saab aga määrata, kuidas objekte, klassifikatsioone, materjale, omadusi ja isegi väärtusi IFC mudelis edastada. Võime vaadata ka lihtsat skeemi. Oletame, et tellija kasutab IDS-i. Selliselt ta defineerib enda nõuded juba IDS-ina. Nüüd seda IDS-i saab kasutada projekteerija või siis projekteerimises. Projekteerija seejärel järgib IDS-is toodud nõudeid ja ekspordib loodud informatsiooni avatud vormingusse nagu IFC. Seejärel toimub IFC valideerimine. Ehk siis taas võtame mängu nüüd IDS-i nõuded ja me valideerime seda IFC-d algselt defineeritud IDS-i nõuete vastu. Kui tekivad lahkhelid, siis loomulikult tuleb need kommunikeerida ja näiteks vastuolude juures võime seda kommunikeerida läbi PCF formaadi või siis BIM Collaboration format. Kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis me alustame nõude kirjeldamisest, see on siis see inimloetav nõue. Seejärel kasutame mõnda IDS-i loomise tarkvara, millega nii-öelda tõlgime selle inimloetava nõude masinloetavaks nõudeks. Me ei pea süvenema, kuidas masinloetav nõue välja näeb. Seda jooksutatakse vastavas tarkvaras taustal. Küll on aga oluline masinloetava nõude tulem või siis automaatne kontrolltulemus. Selleks võib olla, et mingi osa elemente täidavad nõuded, mingi osa elemente ei täida nõuet ja need mittetäitmised saavad olla mitmetasandilised. Kontrollitakse näiteks omaduse olemasolu, seejärel väärtuse vormi vastavalt etteantud nimekirjale. Toome näite, mis pärineb tegelikult Building-Smart veebilehelt. Olgu selleks inimloetavaks nõudeks selline kirjeldus, et kõik seinad peavad omama omadust Fire Rating ja seda siis omaduste grupis PHSET Wall Common. Ja see väärtus peab olema üks järgnevatest. REI 30, REI 60, REI 90. Kui see nüüd tõlkida masinloetavaks nõudeks, tekib selline tekstijada. Me ei pea sellesse süvenema. Aga kui see nüüd käivitada IDS kontrolle võimaldavas tarkvaras ja me kontrollime siis just nimelt enda mudeli seinaelemente hetkel, siis selle automaatkontrolli tulemuseks võib näiteks olla, et 7 meie 10 seinast täidavad seda nõuet, 2 meie 10 seinast ei oma näiteks Fire Rating omadust üleüldse ja 1 meie 10 seinast omab küll omadust Fire Rating, kuid selle väärtus on REI _ 60, mis pole etteantud skeemi kohaselt lubatud. Seega IDS-i kasutamise eelised. See aitab automatiseerida andmevahetust, sealhulgas nõuete kirjeldamist. Tagab IFC failide kvaliteedi, kuna need täidavad
neile seatud kriteeriume. Tagab, et kogu projekti info vastab samadele nõuetele läbi IDS standardi. Muidugi lisainfot IDS olemuse kohta, sealhulgas ka tarkvarade nimekirja, mis aitavad IDS-i luua, selle leiame buildingsmart.org veebilehelt ja olgu see link ka siinkohal kuvatud. Tasub ka rõhutada, et IDS ei sõltu seda loonud tarkvarast või see IDS-fail tegelikult. Seda saab kasutada mis tahes tarkvaras, kus IDS-kontrollid on võimaldatud. Meie kasutame näitena taas Bonsai BIM tarkvara, millesse on integreeritud ka IFC tester, sellise nimetusega lisavõimalus, mis on just mõeldud IDS-failidega toimetamiseks. Esmalt aga teeme sellise üldisema ülevaate sellest IFC testerist või selle kasutajaliidesest ja seejärel juba läheme ja koostame ühe oma enda IDS-faili ja muidugi testime seda ka oma näidismudeli baasil. Nüüd IFC tester kasutajaliides avaneb meil veebilehitsejas ja selle me leiame, kui ma liigun Quality and Coordination paletile. Varasemalt on nendest palettidest antud ka ülevaade, kust mida leiab ja siin on IFC tester. Teen selle siit eest lahti. Seejärel leian nupu Start IFC tester veepäpp. Klikk selle. Võib võtta veidi aega. Allpool tuleb mulle ka teavitus, et lokaalse serverina käivitatakse see meil veebilehitsejas ja hetkel toimub laadimine. Nüüd kohe esilehel saame valida, kas soovime luua uut IDS-i või avada mõnda olemasolevat. Valin hetkel New IDS. Me räägime detailidest ja mõningatest lahtritest, kuidas neid täita, millega täita mõnevõrra hiljem. Olles nüüd valinud uue IDS-i loomise, siis paneme tähele, et me oleme vaikimisi editor režiimis. Ja siin on hetkel kuvatud IDS information. Siin paanil me saame markeerida lähteinfo. Kes on selle IDS-i loonud, mis kuupäeval, mis on eesmärk ning rakendamise etapp ja muu taoline. Aga paneme ka tähele, et lisaks on meil ka viewer paan. Editor paan veel kord on kirjete lisamiseks ja viewer paan on nende vaatamiseks. Kui ma olen nüüd esmase info täitnud, siis järgmine samm on, et klikin New nupul ja valin siit Create Specification. Nüüd üks IDS võib omada üht või mitut nõude määratlust. Iga määratluse juures on seejärel 3 olulist aspekti. On siis üldine info kirjeldusena, seejärel on applicability, kehtivus näiteks, ning viimaks requirements, nõuded. Nüüd see kirjeldus, infopaan, määrab üldise kirjeldava kontrolli olemuse. Sellel on kirjeldav nimetus, kas tegemist on range või valikulise nõude täitmisega, markeeritakse ka IFC versioon, millel see rakendub ning muu selgitav tekst. Kehtivus applicability määrab, mida me kontrollime. Näiteks kontrollime kõiki seinasid, kõiki plaate ja nii edasi. Requirements määrab, mis peab kontrollitavatel elementidel olemas olema. Näiteks, et omadus fire rating peab olema väärtusega REI 30. Nii applicability kui requirements paanil paneme tähele, et saame lisada aspekte, create facet, ning neid on alati siin nimekirjas 6 tükki, mille vahel saame valida. Esmalt entity, mis on see lähteelement, näiteks IFC wall, attribute, mis attribute'i kontrollime. Meenutame, et attribute on IFC struktuuris kindel omadus. Property, mis omadust kontrollime, sealhulgas kasutajapõhised omadused. Material, mis materjali kontrollime. Seejärel classification, mis klassifikaatorid kontrollime. Meenutame, et siin räägime IFC classification reference struktuuri elemendist. Ja viimane part of, mis elemendi vahelist seost kontrollime. Täpselt seesama nimekiri on ka requirements sektsioonis. Nüüd, kus ma olen sellise üldise ülevaate IFC tester kasutajaliidesest andnud, liigumegi oma näitemudeli juurde ja püüame selle baasil selle esmase IDS-faili genereerida või kontrollmehhanismi luua. Loomulikult näidisfaile kasutades
on mõnevõrra seda IDS-i ka lihtsam luua, sest meil on juba ees nagu teatud etalon, mida me soovime saada ja seeläbi siis koostame need nõuded. Me saame ka vahetult kontrollida, et tõesti see, mida me IDS-ina määrame, et see ka töötab. Ma teen korraks selle veebilehe akna väiksemaks, nii et taustal on mul Bonsai-BIM ja minu näidismudel. Sarnaselt võiksin omada siin mis tahes näidismudelit, koridormudel, mõni sillaprojekt ja nii edasi. Ja võib-olla ma keskenduksin oma näites väga lihtsatele elementidele, milleks on uksed. Ja neid uksi ma saan avada muidugi mitmeti, me oleme varasemates videotes ka vaadanud, mis need võimalused on. Võtan näiteks Project Overview, võtan terve IFC Door klassi ja seejärel Select Elements ja nüüd Shift ja Hash selleks, et nad isoleerida. Selleks, et IDS-i luua, me ei pea otseselt neid elemente isoleerima, aga kui me oma IDS-i loogikat paika paneme, siis on esile tõstetud elementide juures lihtsam kontrollida, et mis need omadused on, mida me kontrollida soovime. Ehk siis ma saan klikkida näiteks uksel ja vaadata Object Information paanil, millised omadused on siin kuvatud ja mida täpsemalt ma soovin siis integreerida IDS kontrolli. Niisiis, ma lähen nüüd tagasi juba avatud IFC Tester veebilehele ja kuna ma olen juba eelnevalt loonud siia ühe uue spetsifikatsiooni, siis kasutan seda ära ja lihtsalt lisan nüüd konkreetsed kirjeldused, täidan väljad põhimõtteliselt, mis võiks esmajärjekorras olla vast olulised. Ja lähen siin tagasi kõigepealt IDS Information paanile. See on see paan, mida siis kuvatakse, kui ma uue IDS-i loon. Ja täidan selle ära. No, näiteks, et ma kasutan seda loodavat IDS-i uste kontrolliks. Tasub rõhutada, et üks IDS võib tegelikult koondada väga erinevate elementide kontrolli. See ei pea olema nii, et ma loon ühe IDS-i uste jaoks, teise akende jaoks. Kindlasti mitte. Aga kui ma olen alles loomas neid erinevaid IDS-i loogikaid, siis kindlasti lihtsam on alustada ühe konkreetse elemendi grupiga ja mul on võimalik neid hiljem kokku tõsta. Selliselt tekib mul siia ühel hetkel üks terve rivi erinevaid kontrollloogikaid, mis kõik on ühe IDS-i sees. Aga samas tasub rõhutada, et kui ma loon sellised väga mahukaid ja keerukaid IDS-i faile, siis on ka võib-olla selle kontrolli läbiviimine natuke keerukam või vajab tähelepanu. Mistõttu me võiksime IDS-i loogikat paika panna teatud fookusgrupiga. Kas see nüüd on elemendipõhine? Ei pea olema. Aga see võib olla näiteks mingi baastaseme kontroll, näiteks, et esmalt võib-olla kontrollime just nimelt, et kas mingid omadused on olemas. Ei lähe kohe väärtuste kallale. Midagi sellist, sest selliselt astmeliselt üles ehitades seda IDS-i loogikat, me saame anda ka tagasisidet nende eelduste kohta, mida me mudelilt ootame selleks, et me saaksime järgmisesse etappi liikuda. Panen siia ka autori nime, näiteks siis enda e-posti, seejärel versiooni number, olen siin loominguline, oletame, et see on 1.0.0, kuupäeva ja kirjeldus. Ehk siis sisuliselt siia võiks lisada kirjelduse, mida see kontroll teeb, millest lähtub. Nii et ma ei hakka seda meelega siin hetkel täitma, aga see annab mulle ja ka teistele, kes siis seda IDS-faili kasutavad, ülevaate, et milleks see konkreetne IDS on loodud. Mul on purpose ja milestone, näiteks just siin võib olla need alameesmärgid, kui struktuurselt neid IDS üles ehitada. Võib-olla siia panen, et see on näiteks teostusmudelile. Kui ma nüüd liigun siit viewer paanile, siis siin ma näen seda inimloetavat osa vaadet enda esmasest IDS-i kirjeldusest. Aga liigun tagasi editor vaatesse. Kuna mul ka varasemalt on loodud siia üks spetsifikatsioon, create specification, siis kasutan jällegi seda rida ära, selleks, et siit nüüd edasi liikuda. Panen siin võib-olla nimetuse nüüd, üldine kontroll, nii et veel kord ma ei pea kogu kontrollmehhanismi ühte IDS-struktuuri üles ehitama,
Oluline on ka mõista, et IDS ei kontrolli geomeetriat, ainult geomeetria küljes olevat informatsiooni. Seejärel on kast usage ja paneme tähele, et siin on 3 valikut. Required, optional ja prohibited. Required tähendab lihtsalt seda, et meil on see kontroll üles ehitatud, et vaat see nõue peab olema täidetud. Aga nõudeid võib esitada ka viisil, kus osaliselt need on valikulised. Ja nõudeid võib esitada ka viisil, prohibited siis, mida me kontrollime eesmärgiga, et selliseid asju ei tohi mudelis eksisteerida. Toome lihtsa näite, näiteks IFC üldiseid klasse või muu taoline. Siin ma jään required juurde. IFC versiooni juures ma tegelen hetkel 4.3-ga ja piirangi hetkel selle 4.3 add 2 juurde. Nii et juhul, kui näiteks ma avan IFC faili, mis on tehtud 2.3 vormingus ja käivitan selle IDS-i, mis kehtib ainult 4.3-le, siis mulle juba kuvatakse esimene veateade, et kasutatav IFC fail ei vasta alusnõuetele. Ja muidugi tuleb arvestada, et kui ma peaksin siiski soovima valida kõiki neid siin IFC vorminguid, et siis ka minu poolt loodav nõue kui selline on toetatud võimalik kõikide nende IFC versioonide juures, mis alati nii ei pruugi olla. Liigume nüüd paanile applicability. Kuna meie fookus on ustel, siis kas või mudelist vaadates on selleks IFC klassiks IFC DO. Tegelikult me tegime seal mudelis selle kaudu ka filtreerimise, nii et ma ei hakka hetkel tagasi minema. Seega ma võtan siit create facet ja entity. Nüüd, kus mul on sektsioon justkui vaikimisi IFC wall seinaga, ma klikin siin kastis ja panen IFC DO, enter. Nime kontrollina kasutan simple sätet, aga siin on võimalik minna ka keerukamaks. Seda me vaatame mõnes teises sektsioonis. Nüüd järgmine rida markeerib predefined type, ehk siis kui mul on range nõue või soovin kontrollida mingisuguseid nõudeid konkreetse ukse tüübi korral, ka nii võib nõudeid üles ehitada, et teatud nõuded on vajalikud ainult kindla tüübiga IFC klassi juures, siis see kast just selle jaoks ongi, et ma saan selle siia lisada tüübi, nii et neid tüüpe või tüüpide nimetusi me oleme varasemates videotes ka käsitlenud ja vaadanud otsa ka Building-Smart veebilehele, kus siis võib leida ka nende tüüpide valikud. Nii et need peavad olema kindlasti täpselt kirjutatud, valitud. Hetkel ma seda ei tee siin, jääb ainult IFC DO põhiklass ja liigun requirements paanile. Nüüd siin me markeerime veel kord siis, mida me soovime leitud uste juures näha. Ja ma alustan create facet ja property sättest, kuna esimese asjana ma tahan kasutajapõhist omadust kontrollida või selle olemasolu kontrollida. Võib-olla oleks paslik korra minna nüüd mudelisse või vaadata mudelis, mida ma siis tegema asun. Nimelt, kui ma valin ühe ukse, siis ustel on kasutajapõhine andmemall ja see kannab nimetust CIA DD admin. Tegelikult on kõikidel elementidel see kaasatud, mis siis tagab meile CCI põhise klassifikaatori ja ka tegelikult seosed süsteemidega. Ja esimese asjana ma soovingi veenduda, et minu mudelis ustel oleks kaasatud omadus nimetusega AN010 alakriips nimetus ja seda siis siit omaduste grupist. Niisiis, kõigepealt property set, mul tuleb vaikimisi hüpik, antud juhul siis IFC struktuuris olevatest omaduste gruppidest põhset algusega, aga mina panen siia siis kasutajapõhise omaduse grupi nimetuse, enter, ja seejärel omaduse AN010 alakriips ja nimetus. Mul on võimalik kontrollida ka väärtust, aga hetkel ma seda ei tee, vaid kontrollin puhtalt selle omaduse olemasolu. Kui ma vaatan seda nüüd viewer paani pealt, siis ma näen seda kontrollloogikat jällegi inimloetaval kujul. Üldine kontroll kehtib IFC DOR klassile ja nõudena selle küljest peab leidma sellise nimetusega omaduse, mis kuulub siis vastavasse andmemalli, omaduse gruppi.
Üldiselt, kui ma neid kontrolle niiviisi loon, siis on neid mõistlik jooksvalt ka kontrollida, et kas see töötab. Ja seejärel liigume jälle järgmise kontrollloogika lisamise juurde. Selleks ma saan klikkida siin IFC tester paanil ja nupul Run Bonsai Audit nupul. See nüüd suhtleb otse minu BonsaiBeam tarkvaras oleva mudeliga ja annab mulle tagasisidet, kas hetkel minu uksed siis seda nõuet ka täidavad. Näen, et kokku on 13 ust ja kõikide uste juures on see omadus kaasatud. Nii et kõik hästi. Ja kui ma teen ka selle üldise kontrolli siit lahti ja omakorda elementide tasandile lähen, siis ma näen ka siit kokkuvõtet. Nii et 13 ust ja kui ma teen selle testerakne korraks väikseks, siis ma näen, et ka siin IFC too näen numbrit 13 ust. Nii et kõik selles mõttes korrektne. Liigun tagasi IFC tester vaatesse ja siin editor paanile ning lisan veel mõne nõude siia samasse, kus meil on ka AN nimetus. Kuid seekord olgu selleks attribute valikud. Nii et meenutusena ikka attribute ja property on IFC's erinevad kontseptsioonid. Ja attribute osas võtan sellised omadused nagu overall height, kindlasti tohi siin trükiviga teha, ja lisan veel ühe attribute, lisatakse siia lõppu, ja ka overall width, enter. Taas korra vaatame mudelit ka, kui uks on valitud, kerin üles poole, näen attribute sektsiooni ja tõepoolest minu ustel on siis hetkel kasutusel IFC attribute overall height ja overall width. Veel kord tahaks rõhutada, et teatud nõuete olemasolu ma saan kontrollida viisil, kus ma panen kitsenduse applicability paanil. Näiteks siia toon ka just kindlad uksed, millel on kindel omadus, võib-olla isegi kindel omaduse väärtus, ja siis sellisel juhul veel lisaks kontrollitakse nende puhul midagi. Aga meie oleme lisanud nüüd overall height, overall width ja saame taas klikkida jälle Run Bonsai Audit. Näeme, et nüüd on kokku 39 kontrolli kiirelt tehtud, ehk siis 13 ust, 3 asja kontrollime, 13 korda 3, sealt see number tuleb. Ja jällegi näen ka siin siis nüüd 3 jaotatud kontrolli vastavalt sellele, nagu me oleme defineerinud. Ja saame vaadata siit ka siis neid üksikuid elemente. Nii et jällegi kõik töötab. Hetkel kõik hästi. Liigume nüüd edasi ja taas editor paanile ja lisame taas ühe omaduse. Aga seda nüüd IFC vaikimisi omaduste grupist, põhset grupist. Selleks ma valin ikkagi property. See lisatakse mul eelmise property sektsiooni järgi. Ja olgu selleks nüüd põhset ja Tor Common omaduste grupis olev omadus nimetusega is external, mis siis markeerib, kas antud juhul on tegemist välis- või siseuksega. No tegelikult siis on sellel true ja false väärtused. True on siis jah, on tegemist välisuksega, false ei ole tegemist välisuksega. Kui ma vaatan taas mudelit ja võtangi siit näiteks mõne välisukse ja otsin siit nüüd üles põhset ja Tor Common, siis ma leian tõepoolest is external on siin true. Kui ma võtan siit kuskilt mõne siseukse, siis ma näen, et is external on false. Et need väärtused on automaatselt meil täidetud, kui lähtetarkvarast eksportisime IFC-d, aga peame muidugi siis kontrollima, et see tõepoolest nii ka on. Sest jällegi teatud puhul rakenduvad lisanõuded, kui me räägime siis välis versus siseuksest näiteks. Või ka sarnaseid näiteid saame tuua teiste elementide juures. Sisesein, välissein, välispiirde element, siseelement. No näiteks U-väärtuseid kontrollime ainult väliselementidel ja nii edasi. Aga tuleb tähele panna, et see is external on siis erinevate IFC klasside juures loomulikult ka erinevas põhsetis. Et Tor Common on ikkagi uste põhset. Tagasi jällegi IFC tester vaatesse. Tor Common on lisatud is external ja mis seal ikka kontrollime jällegi, kas meil see asi töötab. Run Bonsai Audit ja meenutusena me hetkel kontrollime puhtalt seda, et kas see is external väärtus on olemas. Me ei kontrolli seda, kas see on õigesti kasutusel.
Nii et nüüd on juba 52 kontrolli, kõik hästi, lähen tagasi editor vaatesse. Nüüd, kui siiani me oleme näinud, et justkui kõik on ideaalne ja roheline, siis oleks hea lisada ka mõni kontrollelement, mis annaks just nimelt meile veateate. Ja seega lisangi nüüd veel ühe kasutajapõhise omaduse väärtuse kontrolli. Tegemist on siis CCI klassifikaatoriga, täpsemalt sellest lähtuva tüübiga, ja uste puhul kasutame CCI klassifikaatorina QQC. Kui ma ukse siin valin, ma näen, et klassifikaator baseerub koodil QQC, näiteks aken on QQA. Ja see number tähistab siis siin juba tüüpi, ehk siis 10 on hingedega uks, aga mingi teine number tähendaks siis mõnda teist ukse tüüpi. Kuidas nüüd kontrollida seda väärtust, et see on õigesti markeeritud, et näiteks uksele ei ole kogemata pantud hoopis QQA-d, akna klassifikaatorit. Selleks lisan taas ühe property põhise kontrolli, lisatakse siin nimekirja lõppu ja täidan sarnaselt eelmisele või see, kus meil oli ka see admin palett kasutusel. Nüüd selleks omaduseks on AN112 tüüp kood. Nüüd siis kontrollin ka väärtust ja ma panen siin meelega nüüd, et see justkui peaks olema QQA ehk siis akna kood. Tegelikult muidugi ei ole, ma saan aru. Ja lisaks sellele ma tahan kontrollida, et sellele järgneb ka numbrikood. Praegusel hetkel mulle piisaks juba QQA-st ja ma näen, et on mul probleemid, aga ma teen ka hiljem korrigeerimise, kus siis vahetan selle välja QQC vastu ja näitame, et kõik ikkagi töötab. Ja kui ma tahan kontrollida mingit mustrit, et see tüübi number võib varieeruda meil siis 10-st 99-ni, ta on kahekohaline number hetkel, siis ma kasutan siin simple asemel pattern, alustan uuesti QQA, ja kahekohalise numbri kontrolli ma teostan viisil, kus siis panen nurksulud. Esimene number võib varieeruda 1-st 9-ni, nurksulg lõpetab, on 10-st 99-ni, esimene number on sellest 1-9. Ja teine number, jällegi nurksulud algavad, võib varieeruda 0-st 9-ni. Kuna 10-st 99-ni, siis on ju 0-st 9-ni see teine number. Ja käivitan taas jällegi auditi. Run Bonsai audit. Näen, et nüüd on probleemid, 13 põrumist ja võib aimata millega seonduvalt. Kontrollime QQA olemasolu, aga meil on kõik justkui korrektne QQC. Ma panen ka tähele, et ehkki siin see kokkuvõte ütleb endiselt, et 13 kontrolli põrus 65-st, siis kui ma teen selle hüpiku lahti, siis ma siin justkui näen vale visuaali. Nimelt see kolmas rida, see on markeeritud mul roheliseks, aga tegelikult see ei tohiks roheline olla. Ilmselt on tegemist siin IFC testeri vaates mingi kalaga, mis loodetavasti peatselt korrigeeritakse ning praegusel hetkel ma justkui peaksin uskuma seda ülemist osa. Aga mul on ka selleks teine võimalus ja kui ma hetkel kontrollin siin lahti olevat mudelit, siis ma saan selle IDS kontrolli läbi viia ka otse mudeli vaates või siis mudeli paletil olevaid töövahendeid kasutades. Nii et kui see siin hetkel on selline testimise kasutajaliides, siis selleks, et nüüd seda kasutada juba kõikides nendes tarkvarades, kus IDS faili põhine kontroll on võimaldatud, selleks ma esmalt pean salvestama selle IDS faili, võttes fail ja save IDS. Ja hetkel kirjutan selle sama üle, mis mul siin juba asukohas on. Teisisõnu, ma näitan asukoha, kuhu ma seda salvestada tahan, panen nimetuse ja nii on. Save. Kirjutan üle. Ma jätan endiselt IFC tester akna lahti, teen ta lihtsalt väikseks ja keskendun nüüd siin Bonsai-Beam kasutajaliidesele. Ma võin siin ka kõik elemendid uuesti kuvada ja liigun siin paletile Quality and Coordination uuesti, IFC tester. Nüüd ma tahan siis kontrollida avatud mudelit, seega võtan Load from Memory, valin ka Generate HTML Report ja markeeritakse ka siis mitte vastavus olevad elemendid. Ja nüüd on siin kastike IDS file või files, valin selle värskelt salvestatud IDS faili, select ja nüüd juba nupp
execute IFC teste. Mulle kuvatakse HTML veebileht ja siin ma näen korrektset vaadet. Ehk siis ma näen, et mul AN112 tüüp kood, et see QQA, et seda ei kasutata hetkel. Kui ma klikin sellel punasel real, siis ma näen veel täpsemat vaadet, et tegelikult kõikidel ustel markeeritakse, et see QQC10 ei vasta sellele nõudele, mida mina olen hetkel soovinud, QQA, mis on ka loogiline. Seega teengi lihtsa katse, kus ma nüüd muudan ära enda IDS-i ja panen nii, nagu õige on. QQC, panen selle paani kinni, tagasi IFC testeri vaates, editor, otsin üles siin, kus mul on see kontrollloogika, panen siin QQC, salvestan, file, save ja kirjutan üle. Ja lähen tagasi jällegi Bonsai BIM liidesesse. File on valitud, file on sama, klikin execute. Näen, et kõik on roheline. No, seda pilti on ilus vaadata, kui kõik IFC mudelid ka sellised oleksid. Muidugi kõik sõltub ka, mida ja kui detailselt me kontrollime, aga see on kindlasti hea märk, et vähemasti need nõuded, millele me oleme mõelnud, mida me oleme pidanud vajalikuks, need on täidetud ja selle baasil tegelikult me saame liikuda võib-olla järgmisesse infohaldusetappi, milleks võib olla näiteks ka mahtude väljavõte. Ehk siis eelduseks on kõigepealt see, et meil on esmalt teatud omadused, teatud väärtused olemas ja siis on alles mõistlik liikuda selle juurde, kus me hakkame mahtude väljavõtteid tegema. No tegelikult ka seda raportit, mida on eriti mugav vaadata, kuna me saame siin hüpikuid sulgeda ja avada, saab ka salvestada. Nii et teen parema kliki ja valin siin Save As ja seejärel näitangi lihtsalt asukoha kataloogi, kuhu see HTML fail salvestatakse. Klikin Save. Mis on nüüd oluline tähele panna, et lisaks sellele HTML failile on sama nimeline ka files kataloog, nii et kui ma sooviksin seda jagada, seda raportit kellegiga, et siis ma peaksin need mõlemad osad siit võtma ja panema kas või näiteks zip-faili kokku pakkima või laadin üles nad mõnda jagatud kataloogi. Nii et mul on võimalik siit uuesti klikkida lahti ja näha seda tulemust, mida ma käivitamise hetkel nägin ka veebilehitsejas Bonsai BIM-is olles. Ja kui korra võtta uuesti see IFC tester vaade, et nüüd kus ma siis muutsin ära selle QQA QQC-ks, võin ka siin käivitada uuesti see Run Bonsai Audit ja siin hetkel on kõik briljantne, et 65-65 ja tegelikult ka siin allosas on hetkel kõik ok. Ja mul on võimalik ka tegelikult siit alla laadida see raport, aga nagu ma näitasin, siis teatud juhtudel on mõistlik see IDS-i kontroll otse tarkvaras läbi viia. Siinses näites olid meil vaid uksed ja väga piiratud kontrollloogika. Kui nüüd mõelda, et tegelikult peaks baaskontroll olema kõikide elementide kohta, siis juba ainuüksi sellest tuleb väga lihtsasti tuhandeid kontrollitavaid tegevusi, mida on ilmselgelt võimatu käsitsi teha ja me hakkaks seda tegema ülevaatlikult või siis pisteliselt. Lisame nüüd ka täpsemad kontrollid, kus minnakse väärtuse kallale, nagu meie konkreetse CCI koodi väärtuse näide. See lisab kontrollitavaid üksuseid veelgi. Seega on tervikliku IDS-i ülesehitamine küll ajamahukas, aga selle pidev rakendamine või ka jagamine tellija nõuete osana abiks nii mudeli koostajale kui ka mis tahes kontrollijale ja seda korduvalt. Aitäh vaatamast ja järgmiste videoteni!